Valimised on selle nädalal alanud ja siin Lasnamäel Priisles valimisjaoskond on lahti ja tõesti iga hetk on keegi seal sees oma häält andmas ja muidugi ukse juures erakonnad seda viimast nügimist valijatele andmas, Keskerakond, nad on siin telgiga väljas, loomulikult ju nende piirkond, Vladimir Svet sotsiaaldemokraatidest kutsub enda poolt hääletama ja siis on ka erakond koos siin kohal, nii et tõepoolest tänavapildis on näha, et valimised on jõudnud kulminatsiooni. Tere! Selles jaoskonnas andis täna häälega Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Lasnamäe esinumber. Endale ta häält anda ei saanud, ta ju kesklinna elanik. Ja hääletada saate seal esimese Vastakas on seda olemas? Peaks olema, kui ei ole märk. Täna inimesed ootavad, et tuleks inimlik, aga samas professionaalne pädev linna juhtimine. Et seda linn viimased 1,5 aastat ei ole näinud. Võtmeküsimus on muidugi inimeste usaldus, et me usaldaksime Tallinna linna, Eesti pealinna ikka eestimeelsetele ja eestikeelsetele jõududele. On siis oht, et usaldatakse kellelegi teisele? No Keskerakonna ainuvõimu ei soovi küll mitte üks teine parlamendi liige peale Keskerakonna ilmselt. Seda ebamäärasust on hästi palju. On suur tõenäosus, et Keskerakond võib küll saada kõige rohkem hääli, aga kas nad ka linnavalitsuse moodustab, on kaheldav. No ma arvan, et teistele erakondadel oli võimalus näidata, kuidas siis see uus juhtimine näeb välja. Ja see võimalus oli nüüd ära kasutatud ja valija saab anda hinnangu. Mul on natukene hea meel, et ma olen valija tegelikult ühes väikses vallas ja ma ei pea mõtlema Tallinna suurele poliitikale. Siin ja teie allkiri. Aga eks nende valimiste omaette küsimus on, kuivõrd loevad kohalikud teemad ja kuivõrd on see ikkagi riigi valitsusele hinnangu andmise valimised. Tänased valijad Lasnamäel mõtlesid ikka üldisemale heaolule kui linna küsimustele. Важно, чтобы жизнь была нормальная, чтобы относились к нам как к людям. Mille järgi te otsustasite? Elu järgi, oma elu järgi. Mis see tähendab? No praegu natukene rasked sellised ajad on. Пусть это будут из разных партий голоса, но они будут вместе нам красивое, хорошее государство делать, да? Чтобы мы вместе могли жить счастливо и мирно, и чтобы у нас все было очень хорошо. Valimised on alanud probleemideta, teatas valimiskomisjon. Täna õhtuks on oma hääle andnud juba umbes 50 000 inimest. Praegu, kui arvestada seda, et elektroonilise hääletamise tase on päris kõrge, siis viimastel valimistel on umbes 70% valijatest hääletanud enne valimispäeva. Ehk siis valimispäeval on siis see viimane pingutus. Seega annab vaid jõudu soovida kandidaatidele tänaval selleks lõpuspordiks. Lasnamäel juba tänu sellele, et paljud inimesed on jäänud hääleõigusest ilma, saabki hääletada ainult 2/3 elanikest ja arvestades valimisaktiivsust ainult iga 3. lähebki valima. Nii et see tähendab seda, et kui me vaatame, et siin on justkui palju inimesi, tegelikult valijaid, päriselt inimesi, kes lähevad ka valimiskasti juurde nende seas, nii palju ei ole. Nii et tuleb väga palju suhelda, kui tahad jõuda Lasnamäe valijani.